Kesk-Venemaal Volga jõe paremal kaldal Kaasani ja Nižni Novgorodi vahelisel alal asub Mari vabariik, kus elab soome-ugri rahvas marid. Marilased, kes kuuluvad antropoloogiliselt tuurali rahvaste hulka, jagunevad 3 etnilisse rühma: mäemarid, niidumarid ja idamarid. Iga aasta 12. juulil toimub loodususu palvus Sürem, mis on marilastele kõige olulisem sündmus südasovel. Sürem on püha, mis kestab heinateo algusest kuni viljakoristuseni. Sürem algab kogukondade liidu ohvritalitusega Sürem Jumoauks. Ohvritalitus toimub Süremi ohvrisalus, kestab terve päeva ning sellest võtavad osa ümberkaudsete külade elanikud. Palvuse jaoks tehakse ohvripuude juurde kuni 3 lõket, mida ei kustutata ohvritalituse lõpuni. Annetuseks tuuakse rätikuid, mis asetatakse ohvritalituse rituaali ajaks üles pandud latile. Marimaa pealinn Joškar-Ola asub Moskvast 700 kilomeetri kaugusel. Sel aastal kutsus Marimaa haridusministeerium külla haridustöötajad Eestimaalt. Külalisteks olid Saue gümnaasiumi ja haridusseltsi Vitalis esindajad, keda kutsuti tutvuma hõimurahva kultuuri ja haridusega. Rong sõidab pealinna Joškar-Olasse, kus elab 252 000 inimest. Marimaa kolleegidel on hea meel tervitada ja tuttavaks saada kaugete külalistega ning jagada oma mõtteid hõimurahvastena. Mõte sai alguse 2009. aastal, kui Saue haridusselts Vitalis korraldas ürituse Hõimurahvad meie juured, kus rääkisid paljude hõimurahvaste esindajad oma minevikust ja seal vaatasime ka filmi Pulmad Marimaal. Arvan, et see oligi üks tõuge, mis hakkas tekitama huvi just mari rahva vastu, marilaste vastu. Kontaktid tekkisid 3 aastat tagasi, kui Saue Sõlele tuli Morko valla vanem Sergei Grigorjev oma Morkomaa ansambliga esinema ja sealt juba jätkus külaskäik 2011. aastal tulid Marimaa haridustöötajad Saue koolile külla ja nii kujunes välja, et 2012. aastal sai teoks sõit Marimaale. Teguga, et minu enda nimi on Mari ja eks lapsepõlvest on teada see, et kusagil kaugel on üks Marimaa ja selline salajane soov oma maal ära käia on võib-olla kogu aeg kaasas olnud, andis tõuget, et marilased on saanud kõige lähedasemaks hõimurahvaks. Külalised Eestimaalt on ekskursioonil pealinnas Joškar-Olas. Üks uuematest skulptuuridest on ilmapuu. Skulptuuril on kujutatud 3 muusikut erinevas vanuses: noor, keskealine ja vana. Viimase 2 aasta jooksul on Marimaa pealinnas Joškar-Olas palju uuendatud. Üks uuematest ehitistest on Marimaa haridusministeeriumi maja, mida väisavad ka külalised Eestimaalt ning kohtuvad seal teadus- ja haridusministri Galina Ševtšovaga.
Marimaa haridusministriga oli meil esimene selline kohtumine ja mulle tundub, et tegemist on siis ikkagi ametnikuga ja funktsionääriga, kes Eestist üht-teist ka teadis ja ma usun, et kui me nüüd otsustame seda teed mööda minna, et me jätkame kontakte ja sidemeid Marimaa ja Marimaa koolidega, siis kindlasti toetus on haridusministrilt olemas. On mõeldav mingil määral nende õpetajate vastuvõtmine siin meie juures, meie haridussüsteemi tutvustamine ja võib-olla ka aasta tagant siis meie õpetajate sõit sinna Marimaale ja koha peal siis nende oludega tutvumine. Koostöövaldkonnad, võib-olla reaalainete valdkonnad just siin füüsika ja keemia ja matemaatika ja nendes valdkondades võib-olla. Ma usun, et on võimalik ka seda koostööd mitte sinna sõites ainult teha, et seda on võimalik ka interneti vahendusel teha. Vahetada neid mõtteid ja muljeid ja vahetada ka ülesandeid ja see vajab nagu põhjalikumat mõtlemist. Ja sul oli ka midagi. Я тоже вам на память подарю от нас книгу «Мариэл. Земля, на которой хочется жить». Это очень красивая книга про нашу родину. Мариэлушка Толанаден Чалам Саламлем. Те университет Штулда, Mari Kuusanus universiteedista. Pinnugravidi instituut Штулda. Meid võeti seal Marimaa ülikoolis väga hästi vastu. Kostitati seal, näidati, millistes tingimustes nemad peavad õppima ja töötama. Marimaa ülikoolis ringi jalutades sattusime ka tundi, kus 2 Soome noormeest õpetasid marilastele soome keelt. Nagu selgus on, nemad siis õpivad Helsingi ülikoolis, õpivad hoopis mari keelt ja on tulnud nüüd siia Marimaale siis soome keelt õpetama. Ka Tartu ülikooli doktorandid, kes on pärit Marimaalt, õpetavad Tartu ülikoolis eestlastele mari keelt. Aga miks ei võiks siis minna eestlased Marimaale eesti keelt õpetama? Paljud Marimaa professorid on õppinud omal ajal Tartu ülikoolis Paul Ariste juhendamisel. Nemad ju oskavad tegelikult seda, aga miks ei ole seda veel õpetama hakatud? Ma arvan, et seda peab nende käest küsima. Nad ju teavad, millised võimalused eesti keele tundmine võib anda ja mida eesti keele oskus võib õpilastele võimaldada. Näiteks on neil rohkem valikuid ja Marimaa ülikooli tudengid võivad tulla õppima Tartu ülikooli. See on ju minu arvates väga silmaringi laiendav. Peale ametliku vastuvõttu Joškaro Laas ootas eestlasi pikk tee Marimaa Morko valda. Morko vald asub Kagu-Marimaal, pealinnast 108 kilomeetri kaugusel. Morko valla elanikud nimetavad oma maa uhkusega Morko-Kundem, mis tähendab Morkomaa. Vallas elab 35 000 inimest. See kant on rikas allikate ja järvede poolest. Suurem osa territooriumist on kaetud metsaga ja valdav osa inimesi töötab põllumajanduses.
Loodusosu rituaali viib läbi külatark Kart. Kõik palvusel osalejad toovad kaasa ohvrianni, mille nad on varem hädas olles jumalatele lubanud. Ohvrianniks võib olla leib, raha, vaha, lina, vill, särk, rätik. Шеф последний. Добрый день. Добрый день. Очень приятно. Нам тоже. Ага, здравствуйте. Poro keče Mindrda lišal u navlak. Šukrtak tendam Korkatova liceiste Marikundemiste in Palme školusta bučina. Taza Liza, Pengade Liza, onče kažemat, baš vaškalam idamunda. Korkatovi lütseumi ajalugu algab 19. sajandil. 1886. aastal asutati Korkatovi külas kirikukool, milles õppis 45 õpilast. 1943. aastal sai külakool põhikooliks ja 1951. aastal tehti majale juurdeehitus. 1972. aastal sai kool keskkooliks ning 1987. aastal ehitati uus maja. 2009. sai kool lütseumi staatuse. Ja nagu ma ka teada sain, on need koolid, kus me ka käisime, eriti Korkatova lütseum väga heal õpetuslikul tasemel ja osalevad nad ülevenemaalistel konkurssidel ja edukalt osalevad. Aga noh, me nägime ka seda, et seal on just see reaalainete pool hästi tugev. Aga noh, sisuliselt me ju sisusse tungida ei saanud, me ainult nagu seda pealiskaudselt kuulsime seda, mis meile räägiti. Õppetulemust ei määra suures osas see, kas sul on klassis need kõige moodsamad tehnilised vahendid, vaid määrab ikkagi õpetaja, kes seal klassi ees seisab, tema oskused, tema tahtmine õpetada, tema austus ja ka õpilaste vastu, koostöö, dialoog ja piisab ka sellest, et kui sul on, oskad oma ainet hästi, sul on korralik must tahvel ja valge kriit ja sa oskad oma ainet nii hästi edasi anda, et kõik tahavad seda ainet õppida, aga see on Jumala ainet. See on oskus, mis antakse kaasa. Kõik ei sobi õpetajaks ja õpetaja kujuneb välja 8 aasta jooksul. 8 aastat läheb aega, kui noorest inimesest saaks õpetaja. Ja kõik need võtted. Meil on üle 100 metoodilisi kasutamata, me tihti kasutame 2-3, aga see on kunst, jah. Õpetamine on kunst. Marimaa rahvustoidud omavad pikaajalisi traditsioone. Aja jooksul on tekkinud omapärane rahvusköök. Paleš, suur kaerahelvestest küpsetatud pirukas, mis on täidetud liha ja kartuliseguga. See toit on levinud tatari ja mari rahvaste hulgas. Külalistele kaetud laual näeme ka 3-kihilist pannkooki Koman Melna. Esimene kiht on paksust kaerahelbe segust, teine keefirist ja hapupiimast ning 3. segatakse hapukoores leotatud kaerahelvestest. Погала Бунавлак, тасите Мария литература негізін паштыше, Мария Каллакын жиратын писатель Сергей Григорьевич Чабанин шошмы кундемышты жылуда. Чабанин үржалы старылал кудын иккиді тыматлы пөрт, кудым Сергей Григорьевич Чабанинске китсиден әштен, татиді пөрсті түжемдеш кол кудымшы колышомшы илашты илен. Түжеміндеш витлікандашым шиісті пөрті микменяр пуженыштыме, а түжеміндеш кутликімши, октябрь талышты Чабан демеш музейм почма. Тиди пөрсті илен тудын начарде наваже, тиди пөрсті илен тудын дешіже, тиди пөрсті шочет тудын Татьяна Лиман юдыржы түжемдеші колышомшы илшті. Chavaini võib võrrelda Eesti Tammsaarega ja ta on väga keerulise, raske minevikuga kirjanik, aga väga marikeskne, mari rahvale ustav kirjanik. Juhtus küll kätte üks tõlgitud raamat marikeelest, kus olid lühikesed lood
ja seal on ka tema nimi sees. Aga nüüd, olles Marimaal käinud tema muuseumis ja saan aru, et marilased ka ise austavad oma kirjanikku väga ja tõesti on püüdnud hoida elus tema traditsiooni ja kindlasti on tulevikus plaanis tutvuda rohkem. Tema luuletus Salu on tõlgitud ka eesti keelde ja kõlab väga kenasti. Üks haljas salu, seal kus kodupaik, on järv ta varjus nõnda tuulevaik. Seal kaharamad kaset kõrguvad, seal kaunimatest kaunimatki õied võrsuvad. Seal lehestikus ööbik helgelt trallitab, seal salust alguse saab selge allikas, seal rohu roheline kõige vilusam, seal lillesilmgi teistest ilusam. Me seda salu ikka kalliks pean, seal puude raiuja maapõhja nean. И пошла из студии. Я начала могучен, шкенам колхоза, тюрю ялгачен, курамаскачен, чадра ялгачен, нурия курамас, малый курамас и чадра ял, державший. Тиде коллектив тенак, и мурена, и куштена, и чела мероприятия, у нас амштен, это чела вот парля вот. Потартыш, времаштыже, тунуштыш шавашат, заказым по кошмаритурам, омигиш поедем туле казат юмаште. Тунуштыш шамшат, шкенан ялтал, южгунам том поад тюлена, что и драмаш, мом костюм заказал. Ну пердим тубуржмат. Võžõmad pidõktõse kodõrõn. Palvusel pöörduvad marid päikese poole ning paluvad head viljasaaki ja soodsat ilma. Pühasse kohta võetakse kaasa pannkooki, kohupiimakooki ja sõõrikuid. Peajumalale sürem tuuakse ohvrianniks pullvasikas, äikesejumalale hani või part ja maailmajumalale lammas. Usutakse, et kui inimesel on halb enesetunne või füüsiline valu, tuleb tulla pühasse hiide palvetama. Lõke ei tohi kustuda kogu talituse lõpuni. Juulikuus toimub Marimaa Kilimaari vallas igal aastal etnograafiline folkloorifestival Esivanemate maa. Seal osalevad folklooriansamblid Marimaalt ja on kutsutud ka külalisesinejaid väljastpoolt kodumaad. Kurukirchelise Sirgeken sotis pistame Kilimaara halak ja tänkblane, kanavlane, kadavlane medokuna tolanat. Me piskogun susulana, что
Тетямын, папамын әлім вәрвілестірі, шке мастарлықлам тағача анчықтені, штоненім монды делна. Вот ціля підскевлем айыртимешті айон, коғымын оқырынчылы, сыражат лиже, әрекежет лиже, квасыжат лиже, да санзалтым оқырышет, оғыжат, бәләнне балшын салғышты. Ціләдем ті кого айодын, камаландыне, соонна техене, техенек цивер, сәшін, да шулыкан, яжы шулыкан лиде. Тыңалым. Кугураклан кугулыжы, изырлан изылыжы, королыжы, сайылыжы, чылан саламлыжы. See oli selline suur rahvuslik pidu, mis algas hommikul. Marimaal olles see oli ikka nüüd üks suur elamus nende päevade jooksul, kuna seda võib ka nimetada nagu meie laulupidu või siis teise näitena Viljandi Volk, kus tuleb siis terve Marimaa kokku erinevatest rajoonidest, on parimad tantsugrupid, ansamblid ja mis oli hästi selline meeldiv, et oli hästi palju lasteansambleid, laste tantsuringid, suured tantsurühmad esinesid seal tervele Marimaa inimestele, kes olid selleks päevaks sinna kohale tulnud ja inimesi oli seal, rahvast oli seal väga palju. Mis veel meenub sellest päevast, et oli hästi palav päev. Maride jaoks ta ei olnudki nii palav, sellepärast nemad on sellise kuumusega harjunud, aga meie ikka hoidsime rohkem sinna puude alla. Siis olid seal avatud suured müügiletid, mida iganes seal müüdi, käsitööd, kohalikku kalja, kaljameistrid olid kohal, vorstimeistrid, grilliti liha, nii et see oli selline suur rahvuslik pidu, mis meenutabki, võiks nii öelda, et kes on käinud Viljandi Volgil, see oligi midagi sellist, väga suur üritus. No kui nüüd võtta seda suurt pidu, mis on toimunud seal juba aastakümneid, kui mitte rohkem, siis kindlasti see traditsioon neil jätkub, sest sellel peol on näha, et Mari rahvus on uhke enda eksisteerimise üle, selleks tehakse ka suuri pingutusi. See suur üritus näitab, et Marid on võimelised koonduma ja nad tahavad oma identiteeti säilitada. Festival koondab palju erinevaid ettevõtmisi, mis on mõeldud inimestele, kes on huvitatud Mari kultuurist ja kommetest. Pakutakse Mari traditsioonilise toite ja jooke. Saab kaasa lüüa erinevates rahvuslikes mängudes. Festivalil saab tutvuda kohalike käsitöömeistritega ja osta nende kaupa. Festivali eesmärk on hoida elus mäe ja niidumarilaste vahelisi häid suhteid. Ora roda vlake
No nüüd me oleme siin niisuguse loodusliku allika juures, mille vee kasutamine pidi olema püha. Sellega soovitakse siis võid ennast pesta, juua seda ja see pidi nagu õnne tooma. See on vist enne seda, kui me asume teele sinna ohverdumispaika, võib-olla peaks meil seda õnne nii palju vaja on. Aga siin me nüüd oleme. Ja mündi panin ka ja mulle seda kohalikku raha ei pannud, panin euro, nii et olgu siis, toogu see siis meile kõikidele õnne. Marimaal Morkov vallas Šurundža küla lähedal asub püha hiis Mer Oto. Igal aastal toimub siin loodususu talitlus Sürem. Marid pöörduvad puude kaudu jumalate poole. Tammepuu on üks soome-ugri rahvaste poolt armastatum ja hinnatum puu ja sageli nimetatakse tamme ka hiiepuuks. Enne pühasse paika minekut tuleb pesta käed ja naistel panna pähe rätik. Tihti Mari loodususku nimetatakse ka paganausuks, millega Marid ise nõus pole. Nad ise nimetavad oma loodususku Mari Juman Jula, mis tähendab Mari Jumala teenimist. Morku kundem, Mari Sülsan kundem, Mari Koisan kundem, Mari Julam kusisa kundem, Mari Kalak vaskelsen, Mari Julanam kusien, Mari Koisanam kusien, kelsen ilastigolasоnem. Тин гулятся району гулятся Сергей Каратонич. Кумулил талтес Мari Kalaklan бесен кумалашлан. Если такая yang nimnan boktene vim puenesta Mari Kalaklan tersusa yang. И кунам сюна саего. Мои кемшхана уголташ католан. Ужан каждый день калак шукурак повына. Калак бит толеш ташка сире пайремеш хумалташ католеш. Моган тишан дене. Он наенглак буду минал мутом каласат. И туды илш пураган мевет бесижен уже тау мушташ полна. Угу она енгшачен чёрно штургужлана мина морку кундемшта такая верам и такая общинам илшка путашман майтачева ташкам ужышкем пашташем. Мом кертам, мом полшин кертам, тим конча тоже шташтилам. Palvust saadab kandlemäng. Marimaa rahvapärimuses on kirjeldatud, et kannel on jumalate pill. Muid pille palvusel ei kasutata. Se laakanaksua jovarttinaksua. Alalman leikymtelesten sokomenantene sokomenteha. Suurtvasinat desvasit vähän. Kiinni perkeettämät jovarttelesten sona. Telkesen sorkoisen iden kolmosumetat insogen. Sorkoisen iden kolmosumet telesat lavan justuimasat. Sat osa sat lavan justuimasat aloitusteluttu sokonat. Asoskeset atto lastravosmat poltasturet sokonat. Asoskeset että Nad tülüsten tülü bu magamış askelet namen somalten dismasten keniolda alallize. Tegemist on ju tõsiselt loodususust tulnud kommetega ja on ju väga kena, et seda hoitakse elus ja üks asi on see rituaalne pool, teine on see, et kogu see tegevus ju tegelikult ühendab kogukonda. See annab niisuguse kogukonnale sellise arvamuse, et me oleme üks pere, me sööme ühe laua taga, me ajame ühte asja. Selle poolt olen ma sügavalt, et niimoodi võiks olla. Väga iidne traditsioon, nagu aru saan, siinse rahva jaoks ja väga huvitav traditsioon, ega mina ei ole midagi sellist enne näinud. Üritus on selline, see on rahvuslik üritus, aastasadu olnud ja
mina nagu selles suhtes austan seda üritust, kuigi minu jaoks on see täielik võõras ja esmakordne kogemus osaleda sellisel üritusel. See toidusöömine on nagu selline võõras teema, et kõik muu, et see, et annetusi tuuakse ja räägitakse oma muret ja siis saadetakse õhku ja niimoodi loodusest ja puudelt otsitakse abi, et see on kõik nagu selline arusaadav. Ohverdatud liha keedetakse tulel kateldes ja süüakse pärast palvust ühiselt. Loomade ohverdamise rituaal toimus varahommikul päikesetõusu ajal, kus osalevad ainult valitud inimesed. Külatargad saavad palvuse lõpus tänutäheks inimeste poolt toodud rätikud. Teised palvusele toodud rätikud riputatakse hiiepuule. Kõik, mis pole ohvriannist söödav, põletatakse, kuna marid usuvad, et suitsu kaudu läheb see Jumala juurde. Maride usu kohaselt asuvad hiiepuudes surnud inimeste hinged. Inimese hing läheb maasse ja sinna kasvab puu. Marid usuvad, et nende esivanemate vaimud toetavad neid ja selle usuga lahkuvad pühast hiiest ning lubavad tulla järgmisel aastal tagasi.